Hello vlogid, on jõudnud 26. märts, mis on esmaspäev ja meie oleme omadega jõudnud Changusa. Ehk siis jätsime Nusa Penida ilusad saared, ilusad rannad selja taha ja tulime natukene seiklust otsima Changusse, kus on surfamine, poed ja toit põhiasjad, mida saab teha. Aga kuna ma olen Karoga koos, siis ilmselgelt hommikul esimese asjana teeme me hoopis trenni. Mul tunneb, et olen tupikus. Ma arvan, et väljas on mingi 32 kraadi. Kui te tahate teada, kui raske siin trenni on teha, siis nagu vaadake korra Karu keha. See ei ole mitte vesi, vaid see on reaalselt kõik higi. Me mõlemad lihtsalt tilgume selle kuumuse käes peale 10 minutit jõutrenni. Nagu oleks mingi... Okei, davai edasi. One eternity later. No nii, trenn on tehtud, puhtuks ennast pestud ja nüüd on aeg liikuda randa ja proovida sükest asja nagu surfamine. Aga enne ma näitan teile natukene meie praegust kodukest ka Changus. Sükene väike basseinikene. Ja nii nunnu süke elutoala või ruum nagu hästi ormus. Ja meie tuba on seal. Ja kui te tahate näha, milline näeb meie duširuum välja, mis asub õues, fookus oleks nii tere, siis te võite Karo Instagrami vaadata, seal on väga püss pilt. Aga lähme vaatame nüüd, kas me saame lainete peal hakkama või mitte, sest siin on päris korralikud nad. Vabalt. No nii, me leidsime kohaliku putka. Siin on mingisugune lens ees, kus siis tüübid viivad meid välja ja proovime selgeks saada seda surfi. Karo on nii excited. Paneme mingit special näo asja ka peale, et vees kõik maha ei tuleks. We could let this love be the fading sky, or we could drift all night to the new sunrise. Pass me a drink or maybe two, one for me and one for you. We'll be free, free, free. Koha peal filmida, aga meie surfitunnid on esimeseks korraks lõppenud, aga ma arvan, et me oleme homme uuesti. Aine, Karo? Aine? Meie mõlema käed on nagu täielikud makaronid. Karo just ütles, et jumala hea, et ma hommikul trennis ei teinud kätega värsi, sest me ei oleks jõudnud üldse nagu muidu paddleida. Seal oli kogu aeg nagu paddle. Ja lained nagu mine pekki, kui suured need on, ma ei mitu korda nagu täiesti paanikas, et kas ma peaksin ülevalt minema, kas ma peaksin alt minema, mida ma tegema peaksin, nad on nii suured. Aga jäime ellu, ma sattusin vist pesumasinasse mingi 1-2 korda ainult, sellepärast et ühe sõidu ma sain hästi pika ja ma ei teadnud, et ma ei oleks tohtinud nagu rannani välja sõita, sellepärast et rannast uuesti välja saada on nagu natukene struggle, aga sain hakkama ja kõik oli ülimõnus, nii et ma arvan, et me oleme homme uuesti. Aga praegu tulime külalistama tagasi, natukene mõnuleme basseinis ja siis lähme linna peale, vaatame, mis seal head toimub. Me jõudsime Deus Ex Machinasse. See on nagu nii legendaarne koht, mida ma olen nii paljudes vlogides näinud ja täiesti põhjusega, sellepärast, et nagu vaadaks seda kohta. Sükene sisehoov. Karo on telefonis. Siin mängib tavaliselt bänd. Seal ehitatakse custom bike, seal tehakse custom surfilaudasid. Ja mis on kõige parem? Barber on ka veel, barbershop on ka, ma ei tea, näete seal kuskil. Mis on kõige parem on see, et kui me siia tulime, siis ma avasin menüü ja mõtlesin, et ma ei tea, mida ma süüa saan ja siis vaatasin, et absoluutselt kõik pizzad on gluten-free, mingid fish and chips on gluten-free, lihtsalt kõik asjad on nagu... Ma olen nii õnnelik, täpselt nii vähe ongi õnneks vaja nagu. Aga me nüüd sööme kõhud täis ja siis lähme vaatame natukene ringi. No vaadake, kui imelised need välja näevad. Ja meie õhtu jäigi nii lühikeseks, sellepärast et
selline minu eilne õhtu, kuna tuli välja, et peale seda, kui me Deus Ex Machinast ära tulime, siis mu jalad hakkasid nii hullult valutama ja sai selgeks, et mul on päikesemürgitus, mis tähendab, et mõlemad mu jalad olid põhimõtteliselt 2 suurt sinikat. Nende peale ei olnud võimalik enam astuda, sest kui ma astusin, siis ma mõtlesin, et ma reaalselt plahvatan. Nii et ma veetsin oma õhtu paraku voodis, nii et ma teid rohkem välja ei võtnud, aga see-eest ma lõpetan täna vlogi ära, ehk siis täna on meil 27. märts. Me jätkame sealt, kus me jäime, sest põhimõtteliselt Deus Ex Machina on seal samas ja nüüd me lähme teeme väikse shopping-tiiru ja siis me lähme veel Old Mansiga, ma näitan teile seda kohta nagu vaadake kui armas. Siit me lähme ostame mulle siis pikad püksid, et mu jalad saaksid normaalselt taastuda, nüüd ma käin ka ainult pika seelikuga. Sest teinekord lihtsalt 50 FPS ei ole piisav, eriti kui sa surfad ja sõidad rolleriga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii et mis teha? Vaat, kelle me leidsime! Sul on niigi mingi 4 paari plätusid ja sorry, aga need ei lähe su jalga. Selline on siis riietusruum, kui sa tuled proovima baalil pükse, aga leidsin vist õiged, nii et lähevad käiku. Ja me jõudsime Django kõige populaarsemas õhtutšilli kohta üldse, milleks on Old Man, siin on nii palju rahvast, nii äge live muusika. Ja siit kohalt ma tänase vlogi lõpetan. Sorry, et see 2 osas oli, aga ma loodan, et on okei. Kui video meeldis, siis köiel püsti ja näeme juba järgmises vlogis, mis tuleb siis uudist. Aitäh!